No tere hommikust! Täna läheme siis raadiosse laupäeva tegema. Ja saame vaadata, kuidas üks laupäevane raadiopäev siis välja näeb. Põlevkivi põletamisel tekkiv põlevkivi tuhk sisaldab väga väikeses Oleme majas kohal. Kõigepealt on ikka niimoodi, et pannakse masinad käima. No nii, statiiv juba kukkus. Paneme masinad käima ja siis paneme kohvi kohe käima alustuseks. Nii siin taskus on igast kula maha. Nii. Nüüd on eetri alguseni on siis 15 minti aega veel. Ja siis hakkab pull pihta. Aga kõigepealt paneme siit vastamale uudiste jaoks masina käima. Siis paneme siit vast täna on vaja teha. Nii. Et kohvi on jooksma hakanud ja nüüd samal ajal ma saan omale ajalehe tutvustused välja lasta. Tavaliselt on niimoodi, et ega siin peale õhtulehe keegi teine omale või meile siia laupäeval tutvustust ei saada ka. Nii et selle saame siin kiirelt välja printida. Nii, nüüd sidub siin meile meili peale. Liiklusinfot ka. Harjumaal, Narvas, Saaremaal. Vot. Võt seda. Ma lasen selle ka välja, et kui Saaremaal midagi toimub, et siis neid ma olen ette lugenud. Kui mingi mandrivärk on, siis sellest on mul savi. Nii, õhtuleht on meil ka olemas. Laseme selle ka välja. Ja midagi muud vajalikku tundub, et ei ole siia minu jaoks. Ma jätan selle arvuti lahti vahepeal ma päeva jooksul kontrollin ka, et võibolla on, et sinna uudiste masinasse tulevad siis alati kõik pressiteated ja sellised asjad, kui midagi ärevat peaks toimuma. See on Läänemaal, Saaremaal, Ülu Pidula, Kärl Karujärve. Pidurdes mootorrattaga, no näed, Mototoobri üks mootorrattur on siis avariidina teisele otsa sõitnud tagant. Kukkusid sõiduteele. Tagant Harley Davidsoniga lähenenud mees sõitis teelt välja, nii et kolm ratturit kõik Kuressaare haiglasse. Vot selline värk siis. Vahepeal on kohve ka valmis saanud. Nii et ma panen omale kohvi panen tassi ja siis ma saan samal ajal minna stuudiosse ja vaadata näiteks juba niimoodi kiiret silmadega Saarte hääle ka üle, mida ma siis eetris tutvustama hakata. Nii, nüüd on eetrini 3 minutit jäänud ja peab tegutsema hakkama. Selline on minu tänane päevaplaan. Siin on saated kirja pandud, mis täna siis eetrisse lähevad. Ja kellaajad ja tutvustused ka siin juures, et neid ma saan veel ette lugeda. Et kõige esimese asjana
ma otsin üles siis ilmateate, see peab täpselt kell 9 eetris olema. Siin on jäänud nüüd vähem kui 1,5 minutit aega. Et ega siin aega enam midagi ei ole. Aga ma olen profi ja ma võtan asja chillit. Ma ei pea varem ette otsima asja pole. Nii, ilm. Ja ilmateadetel tuleb siis ette taha reklaamid ka panna. Ja see muusika, mida praegu siis kuulda saab, et see on see, mis tulebki raadiost. Ma panen nüüd peale ilmateadet kohe esimese laulu kasi paika. Mingisuguse võtame Vello Orumetsa Igatsus on armastus, see on selline hea ja hoogne. Ja ilm on siis selline, et muutliku pilvisusega, nagu ikka, on ja ei ole. See on selline tavaline. Täna muutlik pilvisus, homme vahelduv pilvisus. Ma ei tea palju nendel asjadel vahetan väga. Noi, hakkab pihta. 15 sekundit. Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 9, on laupäev 21. juuli ja räägime lähemalt ilmast. Tänapäeval on meil muutliku pilvisusega ilm, mitmele pool sajab hoovihma ja on näikest ning hommikul on paiguti ka udu. Puhub läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis, Ida-Eestis enne-lõunal muutliku suunaga tuul 1-5 meetrit sekundis, äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb täna meil 23 ja 27 kraadi vahele, rannikul kohati 20 kraadi sooja on tulemas. Ja öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-6 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 15 ja 20 kraadi vahele. Ja homme pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb meil homme päeval 23 ja 28 kraadi vahele. Vaatame hetke temperatuure ka Eestimaal. Kõige jahedamad kohad 17 kraadiga on Kunda, Rapla, Valga, Tehvandi ja Pärnu. 18 kraadi on hetkel sooja Käsmus, Kerisaarel, Tallinnas, Kärdlas, Otepääl, Elvas, Mustvees, Räpinas, Jõgeval, Põlvas, Võrus, Haapsalus, Keilas, Viljandis, Tartus. 19 kraadi peal Viljandi, Vormsi, Jõhvi, Põltsamaa, Võsu, Tallinn, Nõmme, 20 kraadi juba hommikul siin on Mändelas, Narva-Jõesuus, Virtsus 21 kraadi, Kuressaares, Tõstamaal 22 kraadi peal on hetkel Narva ja Narva on ka Eestimaa kõige soojem koht. Ja vaatan raadiostuudio akna taha ka, no meie termomeeter on siin muidugi päikese kätte sattunud ja näitab juba 30 sooja kraadi. Ja selline ongi. Esimene kohustuslik hetk on tehtud, ilm on loetud. Et ilma lugemiseks on meil selline diktori lehekülg kohe, ilm.ee on selle ise teinud. Et siin on päevade kaupa. Ja siit tulevad siis hetketemperatuurid saab ka kätte linnade ja muude asukohtade kaupa. Ja nüüd peale ilmateadet ja peale esimest laulu, siis kõige esimene asi on niimoodi, mõtlen raadiokuulajatele tere hommikust. Ja vaatame tänasele päevale korra otsa, vaatame kas kalendrid meile midagi näitavad ja vaatame üle siis tänase päevakava ka korra kiirelt, et siis midagi kahe kõrva vahelt kusagil kaduma ei läheks. Vello Orumetsa laulis laulu Igatsus on armastus. Tere taas teile, head Kadi raadio kuulajad. Tõepoolest, laupäev on täna, päikesepaisteline on see laupäev ja siia raadiomaja poole tulles läbi Kuressaare linna oli päikest muidugi igal pool näha. Meil on täna üks soe laupäev tulemas, mina Siim Metsmaa seda laupäeva teiega koos siin Kadi raadio sagedustel täna veetmas olen. Mina ikka siinpool raadiot ja teie siis sealpool.
raadiot ja kalendrisse vaatame 21. juuli aasta 2018 ja tegemist on selle aasta 202. päevaga ning kiire matemaatika ütleb, et peale tänast veel siis 163 päeva on seda aastat ka järele jäämas. Ja muidugi Wikipeedia annab siin igasuguseid asju veel teada. Annab teada ka seda, et näiteks täna on Belgias iseseisvuspäev. Ja mina isiklikult Belgias käinud ei ole, aga päris kindlasti on meie hulgas raadiokuulajad, kes on Belgias käinud ja Belgias elab 11 150 516 inimest. See on 2014. aasta seisuga. Belgia pindala on 30 528 ruutkilomeetrit. Pealinnaks on Brüssel ja Belgias on kuningas Philippe I, peaminister Charles Michael ja iseseisvus 4. oktoober 1830. Huvitav. Vot seda asja, kas on siin taas iseseisvumisega tegemist, mis siis juhtus tänasel kuupäeval. Ma katsun seda asja veel täpsustada. Igatahes tänase kuupäeva 21. juuli kohta on ju ka öeldud, et Belgia iseseisvus on just nimelt tänasel kuupäeval. Aga 2011 aasta kõrgem õhutemperatuur mõõdeti Pärnus 31,8 kraadi. Siin alles mõned päevad tagasi ju ka Kuressaare kuumarekordeid ületati. Mul see number täpselt siin meeles ei ole. Ja aastal 1960 avati ka Tallinna Kaubamaja. Ja oli veelgi ju mõned päevad tagasi siin Saaremaa Kaubamaja sünnipäev ja täna siis on Tallinna Kaubamaja sünnipäev. Ja kui vaadata korraga, kas rahvusvahelised kalendrid meile ka tänase päeva kohta siin midagi näitavad, siis olen juba teada saanud seda, et 21. juuli on rämpstoidupäev, nii et kes midagi süüa täna ikkagi plaanib, siis võite ju maitsta ka rämpstoitu, kui ei ole enam ammu söönud, ega muidu ma arvan küll, et peaks inimene ikka niimoodi tervislikult sööma, aga täna on ka rahvusvaheline maasikaveinipäev. Nii, et kes sellist asja ka ei ole kunagi võib-olla siis saanud, siis tasub kindlasti ka ära proovida, kuidas seegi maitseb. Ja üle vaadata korra meie tänane raadiopäevakava ka, siis esimeses tunnis muidugi me vaatame ajalehti, vaatame horoskoopi, mida tähetargad tänase päeva kohta on kirja pannud ja sündmusi. Jõuame siin päeva jooksul veel mitmeid kordi üle vaadata. Ja kell 10 ootame meid ees siis ka külavahelugude saade, mis viib meid täna Sagariste külla. Saatejuht on Aare Laine ja kell täna kuulamata jääb, siis kordust on võimalik kuulata teil ka homme pühapäeval kell 3 päeval. Ja kuidas satuvad reklaamid raadiosse? Siin on ekraani peal mul selline tabel iga kellaaja kohta, milline reklaamiplokk olema peab ja siis ma need käsitsi panen eetrisse. Ja et nüüd on järgmine lugu peale läinud. Karl Madis Karavan laul pealkirjaga Tore päev. Ja nagu lubatud oli, siis järgmise asjana me vaatame üle juba päeva horoskoobi. Võtan selle internetist ja ega selle ka muud ei olegi, kui loen lihtsalt tähemärkide kaupa ette. Ja vaatame, mida siis näiteks ka kaksikutele tänane päev endaga kaasa toob. Ja peale seda ma arvan, et vaatame tänase saartehääle üle. Saartehäälega ka lihtsalt keegi on selle nii ära korsutanud, ma ise ilmselt. Aga saartehäälega siis vaatan sellise tutvustava pilguga üle, et võtan siit mõned teemad ette ja niimoodi hästi lühidalt. Ma ei hakkagi siin pikalt seda niimoodi läbi lugema, et küll ta tuleb. Käigu pealt tehakse asju. Nii nagu profid teevad. Jah, selline see asi on. Ja siis ma arvan, et kui ajalehed on või saartehääle on tehtud, siis vaataks ka sündmused üle. Hiiumaal ja Saaremaal on sel nädalavahetusel väga palju erinevaid sündmusi, millest on võimalus siis inimestel osa saada. Ja et kui Saaremaal on ooperipäevad käimas, see on niimoodi üks etendus iga päeva kohta, aga Hiiumaal on hetkel Hiiu folk käimas ja folk toob endaga kaasa mitme päeva jooksul siis väga palju erinevaid tegevusi. Päeva läbi seal toimub midagi põnevat.
ja selle Belgia kohta ma uurisin ka natukene. Belgia sai sõltumatuks madalmaade kuningriigist. Koosnes see Belgiast, Hollandist, Luksemburgist 4. oktoobril. Iseseisvuspäeva tähistatakse aga 21. juulil, mil Leopold I sai esimeseks Belgia kuningaks. Nii et selle nii-öelda paranduse asja me teeme ka siin ära kohe. Kümme sekundit veel. Karl Madis ansambel Karavan ja see oli pala pealkirjaga Tore päev. Kell on 9 ja 19 minutit juba peale saanud. Mina vahepeal uurisin ikkagi selle Belgia asja ka üle. Ei taha ju siin raadikuulajatele ometigi võlgu jääda. Aga Belgia iseseisvuspäevaga siis korra tekkis siin kuupäevadega küsimus. Aga vastus on selline, et Belgia sai ametlikult sõltumatuks madalmaade kuningriigist, mis koosnes Belgiast, Hollandist ja Luksemburgist 4. oktoobril aastal 1830. Iseseisvuspäeva aga tähistatakse 21. juulil, mil Leopold I sai 1831. aastal esimeseks Belgia kuningaks. Ja aastast 1957 on Belgia ka Euroopa Liidu liige, nii et kuupäevad on siis sellised. Aga siis on üks päris selline huvitav lugu, nimelt Jyskis on üks testklient olemas, see on Jyski kauplus, kes igal hommikul tuleb poodi magama. Ja neljapäeva õhtul külitas testklient kaupluse välimüügi alal, aga eile oli ta end poes juba järjekordsesse sängi magama heitnud. No mis huvitav lugu sellega on, ma ei hakkagi teile rohkem rääkima, et saate Saarte Hääle ette võtta ja ise lähemalt juba järele vaadata. Siin on foto ka juures, kuidas siis kodanik testklient on Jyskis ühes voodis lihtsalt magama heitnud. Esimene tund hakkabki läbi saama, kell on 9:54 minutit peale saanud. Ja nüüd on siis plaan selline, et kella 10 tuleb külavahelugude saade peale ja mul on siin täna laupäeval selle saate ajal siis tunnikene aega. Ma lähen käin poes ära, toon midagi süüa, sest mina ei ole hommikusööki veel söönud ja siis hakkan vaikselt oma edetabeli saadet kokku panema. Vaatan siis üle, milliseid laule on sellel nädalal Kadi Raadio sagedustel kõige rohkem mängitud ja sellest saate kokkupanemisest ma saan ka teile natukene näidata. Birgit laulis laulu pealkirjaga 15 000 sammu ja tund on meil muidugi hoogsalt nüüd ka käima läinud. Kell on saanud 11 ja 6 minutit peale ja mina vahepeal korra vaatasin, mis on meile saabunud siin ka liiklusõnnetuste kohta ja kui on olnud vahest siin mõni Saaremaal toimunud sündmus, siis olen sellele kindlasti ka pilgu peale heitnud ja kahjuks on niimoodi, et ma leidsin siit tõepoolest ka sedakord ühe Saaremaal toimunud liiklusõnnetuse ja juhtus see siis eilsel kuupäeval kell 13:50 teatati liiklusõnnetuses Saaremaal Üru Pidula ja Kärla Karujärve teeristmikul, kus 42-aastane mees pidurdas mootorrattaga Honda ning rattale sõitis mootorrattaga Yamaha tagant otsa 52-aastane mees. Mõlemad ratturid kukkusid sõiduteele ja tagant mootorrattaga Harley Davidson lähenenud 39-aastane mees sõitis kokkupõrke vältimiseks teelt välja ja kukkus. Kõik 3 mootorratturit on toimetatud Kuressaare haiglasse, ehk siis eile algas ju mototoover ja vat on seal mootorratturid siis natukene ka kukkunud. Aga siia tundi mahutame ära palju head mõnusat muusikat, ikka nii Eestimaalt kui välismaalt, vanemaid laule, värskemaid laule sinna vahele. Ja nüüd on kohvilaua kordussaade peale läinud, see kestab tund aega, minul on jälle vaba aeg ja siis ma pean kell 1 täistunnil korra ilmateate veel ette lugema ja siis tuleb otsa kohe tunniajane kantrisaade, nii et mul on põhimõtteliselt kokku 2 vabad tundi meil. Siis on tunni jagu oma muusikavalik ja kell 3 algab juba tänaõhtune soovisaade pihta. Ja siin vahepeal saan siis oma edetabeli saate ilusti ära teha, et ma ei pea õhtul siia enam jääma, saan selle ette ära salvestada ja kuidas see käib,
seda saame natukene ka siit video pealt vaadata. No nii, ja nüüd ma hakkan siis oma Kadidosina edetabeli saate teksti sisse lugema ja ma näitan ära ka, et nii palju ma kirjutan oma lehel ette, ehk siis laulude järjekorra ja siia ette ma märgin ära, et kui palju see laul siis eelmise nädala saatega võrreldes on kas ülespoole kerkinud või langenud, kui on ring ümber, siis on kõige suurem langija või tõusja tähendab siin ja kui on selline poolik ring, selle ma märgin lihtsalt ära, kui on kõige suurem langija, aga praegu on 2 laulu vaid 2 koha võrra langenud, ehk siis nad on võrdselt 2 koha võrra langenud kõige suuremad tegijad. Ja muu teksti ma lasen lihtsalt peast niimoodi, nii kuidas tuleb. Ja vaadata ära ning kuulata üle need 12 laulu, mida sel nädalal olete teie Kadi raadiost kõige rohkem kuulda saanud. Tänase muusika edetabeli saate toob teieni Siim Metsmaa. Ja alustame saatega pihta, kui eelmisel nädalal meil oli tabelist ka üks väljalangeja ja üks uus tulija, siis sellel nädalal on üle väga pika aja olukord nii palju rahulikum, et uusi laule meile tabelisse juurde lisandunud ei ole. See aga omakorda tähendab ju kindlasti seda ka, et kõik laulud, mis hetkel meil tabelis on ka väga head ja populaarsed laulud. Küll on aga tabelis vahetunud liider ja milline laul on siis selle esimese koha enda kätte haaranud, saame teada saate lõpupoole. Aga me alustame põnevuse säilitamiseks nagu alati tabeli viimaselt ehk 12. kohalt ja siin on laul, mis nädalaga oma positsiooni muutnud ei olegi. 12. nädal tagasi, 12. sel nädalal ansambel Vanaviisi Täna öö on päev. Siin oli ansambel Vanaviisi ja laul Täna öö on päev Kadi raadio tabelis kohal number 12. Et ma tegin siin paaris kohas väikse apsaka ka ja ma märkisin niimoodi pastaka ka ära, et kui ma pärast teksti puhtaks teen, siis ma leian need kohad kiirelt ülesse. Täna öö on päev. Siin oli ansambel Vanaviisi ja lauluga jagatud salat. See oli koht number 11 Elina Vorni ja Jüri Poop pealkirjaga Väravad. Nädal aega tagasi kohal number 9, täna kohal number 10, siin oli ansambel Black Velvet lauluga Lähedusloeb. Raadio Kadi 12. Tere ja ilusat laupäeva jätku teile, head Kadi raadio kuulajad. Nüüd on jõudnud meil aeg sinnamaal, et on vaja ette võtta tänane Kadi raadio muusika edetabel Kadidosin ja vaadata ära ning kuulata üle need 12 laulu, mida sel nädalal olete teie Kadi raadiost kõige rohkem kuulda saanud. Tänase muusika edetabeli saate toob teine Siim Metsmaa. Ja alustame saatega pihta, kui eelmisel nädalal meil oli tabelist ka... Ära joo sina viina, ära joo sina õõlu, ära tihti käi sina kõrtsides. Ära joo sina viina, ära joo sina õõlu, ära tihti käi sina kõrtsides. Ma ütlen veel üks kord, noorus on ilus aeg, noorus ei tule nii on tagasi. Ma ütlen veel üks kord, noorus on ilus aeg, noorus ei tule. Tarvi Kleinit Lätsalt õnnitleb sünnipäeva puhul Tõnis Tustilt ja Meelis Punder laulis laulu Pea õitsvad lilled. Kallist ema ja vanaema Aino Randa õnnitlevad homse sünnipäeva puhul Anne ja Merte ning kõlama saab ansambel Kihnu poisid nii kui üks pääsuke. Nii kui üks pääsuke läheb kõrgele, kui välku sähvatab ja kõue kõmistab, siis lendab